Tere tulemast täna hommikusele videomeditatsioonile. Nagu tavaliselt jagan ma teile kõigepealt natuke informatsiooni ja pärast teeme Pirita valgusala meditatsiooni. Olen teile rääkinud, et Erki Toomala kaudu annavad teateid Jumal ehk Isa ja kõige kõrgem. Ja täna ma loen teile väikese info ette Erki Toomala kaudu kõrgeima poolt antuna. Kõige kõrgem ütleb nii, et energia tuleb alati vasakult. See tähendab tema saadetud energia, siis vasaku käe kaudu. See on omamoodi ruum, kus suur energia aitab ja suundub automaatselt inimese ruumi. See ei tule kunagi paremalt poolt, vaid alati südame poolelt ja südame kaudu suunab selle energia paremale või kui rääkida inimesest, siis tema paremasse kätte. Parema käe sõrmed ja peopesa tšakrad oskavad suunata antud energia teise inimesse, looma või muussegi olemasolevasse. Mitte kunagi inimese käelisus pole mingilgi viisil takistuseks sellele siirdumise seaduseks nimetatule, vaid Isa või juba elu ise tuleb vaid vasakult poolt inimese südamisse, ei kunagi mujalt. Süda on üldiselt inimesel vasakul pool. Eriti harvadele looja või elu ise annab oma jõudu nii, et see kanal oleks kuskil mujal või väljaspool südant. 1, 3 ja 4 ehk just need ruumid, kus tavaliselt normaalne inimene end hoiab, tunnevad seda, kui suur energia on end asetanud nendesse nimetatud ruumidesse. 1, 3 ja 4 on alati koos, kui suur energia läheneb neile vasakult poolt, mitte siis paremalt, kuigi mõned ehk sageli oskamatuses nii tajuvad. Erki Toomala kaudu saadud infoga kattub doktor Ciacciano Pagliaro poolt kullaseadmega kiirvideona tehtud minu biofootonite uuring. Piltidelt on näha, teiegi saate vaadata oma arvutis. Piltidelt on näha, et pea, parem käsi ja rind on biofootonite väljakiirgamisel kõige aktiveeritumad osad. On näha paremas käes toimuv. Kiirguse intensiivsus eksperimendi alguses on 175 pikslit, kuid energiasensi algusest ehk enda aktiveerimisest on möödas 5 minutit. Käe keskosas kiirgus on vähenenud ja samal ajal suurenenud käe ümber üle 255 piksli taseme. Käe keskosa tõmbab energiat sisse samal ajal, kui käe ümber kiirgub see väljapoole. Energia tuleb siis paremasse kätte, rinda ja pähe ja kiirgub sealt biofootonitena. Biofootoneid kiirgavad ka kõik inimese rakud. Biofootonid on kvantenergia, mida biovälja kõrge võnkesagedusega inimesel on mõttega võimalik ilma ajakuluta saata ehk kohandada mis tahes paika või isikule maal. Nii toimides on olnud võimalik korrastada leiliine, luua valgussambaid, korrastada energiaid nii maal kui inimestel. See on olnud kvantväljaline korrastus ja see on toimunud koos kõrgeima energiaga, nagu Erki Toomala kaudu on teavitatud. Olen Helsingis ühel suurüritusel laval demonstreerinud inimese selja korrastust oma jalgadega. See õnnestus hästi. Klient, keskealine naine, tundis võimsalt energiate voogu. Ta ütles, et midagi nii võimsat pole ta varem kogenud.
Minu arvates sama hästi kui käed kiirgavad ravienergiat ka jalad ja silmad. Arvamus põhineb minu pikaajalisel kogemusel. Biofootonite väljakiirgamine on mingil viisil seotud ka inimese valgus-DNA-ga. Meditatiivses seisundis vaikuses olles aktiveerime valgus-DNA ja toome juurde valgust. Samal ajal liigub meie teadvus hetkeks ajatusse või igaviku välisesse ruumi, nagu öeldakse Erki kaudu. Kõrgeim asub ajatuse ja igaviku välises ruumis. On teatatud, et vaid nendes kolmes võib inimese teadvus kohtuda loojaga ja kõige kõrgemaga ning soovida muutusi maisesse ellu. Inimene ei suuda eristada, millises neist ruumidest ta teadvusvaikuses olles just viibib ja pole vajagi. Ajast väljaspool olles meid igal juhul kuulatakse ja meie mõistlikke soove täidetakse. See on koht, kuhu meist igaühe jõudmist ka oodatakse. Ühismeditatsioonil tugevdame uut ajajoont. Tulemusena aktiveeruvad ja tugevnevad kõikide osalejate valgusenergiat, ka DNA oma. Nii edendame koos osalejaidki, sest kõrgeima energiat toetavad meid vaid vaikuses olles. See siis oli tänane informatsioon. Seda võite lugeda kordusena minu leheküljelt lille.ee. Nii. Ja nüüd võtame mugava asendi. Paneme käed põlvedele, peopesad ülespoole. Heidame hetkeks peast välja just kuuldud informatsiooni. Püüame leida endas vaikuse. Vaatame enda sisse ja keskendume Pirita valgusele. Lubame endale ammutada Piritalt suurt kirgast valgust, mis on väga võimas. Valguse ammutamine toimub vaikuses, siis ehk teie teadvus käib ära ajatuses, igavikus või igavikuvälises ruumis, kuidas kellelgi. Näiteks Erki teadvus tihti käib igavikuvälises ruumis. Talle on sellest teada antud, et see nii on. Võib-olla õnnestub see meilgi meditatsiooniseansi ajal, kui ammutame endasse valgust. Valguse ammutamine toimub 20 minutit. See toimub põhiliselt vaikuses. Vahepeal, kui ma midagi näen, ehk ütlen teile, aga üldiselt toimub see vaikuses. Kõik ei ole veel suutnud keskenduda, kuid Pirita poolt voogab juba valgus, mis on teie kohal. Palun keskenduge valgusele ja vaikusele enda sees. Kohe läkski paremaks. Aitäh!
Neid on osalemas praegu umbes 300 inimest. Suur enamus on hästi keskendunud, kuid minust vasakul on näha veel keegi. Mingi väike grupp, kes ei ole suutnud keskenduda, võib-olla 5 inimest. Palun keskenduge. Valgus teil on väga ilus.
olete kõik väga ühtlase suure valguse sees. Ammutage ainult seda endasse. Lubage oma energiakehadel seda vastu võtta.
Jätkame energiavahendust, võtame vastu valgust ja samas kiirgame välja. Kiirgame kõikjale, kuhu seda vajatakse ja lubame meid juhendavatel valgusolenditel kasutada seda meie kõikide maa ja universumi hüvanguks. Väljakiirgamine kestab 10 minutit. Ka väljakiirgamise ajal võib teie teadvus tõusta ajatusse või igaviku välisesse ruumi. Olge vaid vaikuses ja kiirake mõttega välja. Mida rohkem te välja kiirgate, seda rohkem te energiat juurde ammutate. See lihtsalt liigub teie kaudu, kui te lubate sel toimida. Praegu on teid kohal üle 300 ja see on võimas.
oleme välja kiiranud väga suure koguse valgusenergiat ja see on väga tähtis olnud kuldse ajastu jaoks. Ja teid ma tänan järjepidevuse eest, mida järjest on rõhutatud, et see on tähtis, just järjepidevus. See viib meid kõiki sammukese võrra edasi meie arenguteel. Nüüd mul on teile informatsiooniks Priidu poolt. Priit on välja töötanud lehekülje humanity.ee aadressil ja see on siis Tahvenkambrist. See informatsioon on koostatud Kobra raamatu põhjal. Ja Priit on hakanud müüma vautšereid Tahvenkambrisse, mis on praegu ehitusel. Kui soovite ja see teema teile huvi pakub, siis võtke ühendust Priiduga. Tänasel pühal päeval on seekord siis kõik. Soovin teile kena päeva ja minge nüüd igaüks oma teed, igal sammul välja kiirates seda ilusat valgust, mis teis on. Aitäh teile ja nägemist! Muidugi loen ma huviga teie vastukajasid ja lisan veel, et 2 järgneval pühapäeval toimub see peovälja seanss hommikul kell 11, 1. juunist alates. Alustame hommikul kell 10. Nii et tulge osalema. Kõike head!